Nii, tere tulemast, armsad valguse sõnumite vaatajad, kuulajad. Mina olen valgustaja Anna-Liina ja olen jälle üle pika aja siin teie ees, teie juures ja tuli selline juhatus, et ma soovin jagada neid sõnumeid siia kanalile ja see tunne tuli nii tugev, et ma usaldan seda ja liigun selles voos, et minu elus on hästi palju toimetusi ja asju, mida ma loon ja teen, et see kanal siin on vahepeal täitsa pikale pausile jäänud. Aga ühesõnaga, nüüd ma olen siin, istun õues oma maja lähedal, vaatan samal ajal hobuseid aasa peal magamas, puhkamas praegu, hommikust und tegemas ja üsna värske ja karske õhk on ja segan kaarte ja panen 3 esimest gruppi meie ette. Nii. Mida me siis üldse räägime ja vaatame lihtsalt, mis on oluline praegu, mida sa peaksid praegu kuulma, mille üle sa saaksid praegu sügavamalt mõtiskleda enda sees, tunnetada olulised sõnumid, mis on sinu kõrgemaks hüvanguks, sinu toetuseks. Esimene grupp, loodan, et need seal püsivad, teine grupp, ja 3. grupp. Nii, nüüd ei taha siin väga hästi püsida, aga igal juhul järjestus on teada. Nii, olgu. Ma alustan kohe siis grupp number 1. Tere tulemast lugemisse, grupp number 1. Korraks siin veel toimetan. Mul on rõõm siin lugemises jälle kohata ja on jäänud pikem vahe, aga nagu ma alguses sissejuhatuses mainisin, siis usaldan seda kutset siia jälle tulla ja vaadata, mis on siis praegu oluline ja mis on need sõnumid, mis tegelikult meie kõigi jaoks tahavad lahti rulluda. Ja sa võid vabalt kuulata kõiki gruppe, aga võid ka võtta ühe sõnumi sügavamalt ja tunnetada enda jaoks, sest meie tihti on harjumuses rutata asjadest läbi aga tegelikult oleks hea lihtsalt hingata ja tunnetada asjade sügavust selles kaunis maailmas. Nii et vaatame, mis tuli esimene sõnum. Meile siin tuleb juttu imedest. Ma mõtlen, et see alus on natukese kehva, aga proovime hakkama saada. See on siuke puu ja täpselt siukse kujuga, et vaatame, kas ta jääb meil siia. Niimoodi jäi. Imed. Ja see kaart tuli tegelikult tagurpidi, mis viib mind kohe sellisele tunnetusele, et kas sa usaldad seda ürgset teadmist, mis on sinu sees ja mis on sinu jaoks olemas, sinu sügaval südames või virvendad sa kuskil pinna peal mingisugustes mängudes ja mõtete mulas. Et see on nagu selline sõnum, mis tahaks sind lükata sinna sügavamale, et sa oled jäänud mingisuguseid jutte ja asju uskuma. Ja nende najalt nagu tegutsema, et sa nagu üleskutse on leida elus see sügavam tunnetus ülesse. Et sa saaksid tunda suuremat usaldust enda sees, et sa saaksid tulla suuremasse lõdvestusse, saaksid näha asju päriselt nii, nagu nad on ja tunda ennast hästi. Ja sellist nagu ürgsust endas avastamas, et tegelikult need teadmised, need nagu äratundmised ja selline sügav informatsioon on meie sees
ja me saame lubada sellel infol avalduda, kui me puhastume, võtame aja maha, astume maha sellest mõistuse jadast, kuidas asjad on olnud ja kuidas kõik peaks olema ja tuleme nagu rahusse enda sisse ja lihtsalt lubame. Ja ma palukski, et sa võtaksid nagu fookuse enda teadlikkusse loomisse, enda teadlikkusesse, enda olemusse ja vaataksid, kuidas ja mida sa täpselt manifesteerid. Sest et tegelikult nagu sa tead ilmselt, kui sa kuulad selliseid lugemisi, et sa oled tegelikult looja, sa lood kogu aeg midagi. Nii, tuulekene tuli. Sa oled looja ja sa lood kogu aeg midagi. Aga, et ma ikka proovin see. Ja kui me seda päriselt aru saame ja tunnetame, siis me näeme ka, milline jõud on meie loomises. Ja kuidas me saame tegelikult ise oma elu suunata, kuidas me saame ise oma mõttemustreid muuta, kuidas me saame järjest rohkem iseennast vastu võtta. Et nagu, et usaldada seda, kui see info sinuni tuleb, et sa oskaksid seda usaldada, selleks on vaja ennast vastu võtta. Ma panen siia juurde veel ühe sellise loomakaardi sõnumi. Need on hästi vahvad kaardid, need ma sain ükskord kingituseks ühelt väga-väga kallilt inimeselt. Väga-väga kallilt inimeselt. Nii, ma kohe vaatan siit. Ma juba tuli see kaart, aga ma tahtsin otsida selle. Nii, ühesõnaga, kaart tuli siis oktopus, kes on siis 8 jalg, on ju eesti keeles. Ja mis on siis selle sõnumid, on nagu millegi poole püüdlemine, igatsemine ja piiride puudumine ja sihi puudumine. Ehk siis tegelikult läheb väga hästi kokku meie sõnumiga. Mis mulle kohe tuleb siin, et see piiride puudumine, et kui oluline see on, et sa oskaksid enda piire seada ja seda mõlemat teed pidi. Et sa oskaksid iseendasse tulla, üldse näha, kus oled sina, kus on teised. Et see, et me võime, kui meil ei ole piire, siis me sõidame ise teiste piiridest sisse ja laseme teistel sõita üle enda piiridest. Ja see on nagu mõlemat pidi väga oluline, et me saaks aru, et kui on meie teemad, meie kohad, mis meie sees üles tulevad, siis me lubame neil asjadel olla, saame enda sees need enne ära lahustada, enda sees need ära lahendada ja siis, kui me tunneme seda tunnet jagada, seda võnget, seda olulist informatsiooni, siis me saame minna teise inimese juurde ja rääkida ka temale oma tunnetusest või murest. Ja me oskame ka siis, kui meil on need piirid paigas, nagu määratleda, kus me oleme ja kui keegi tuleb intensiivselt mingisuguse energiaga meie energia välja, siis me oskame aru saada, et mis toimub teise inimesega, mis kohas ta on, mida ta võib vajada, et me saame aru, et see ei puuduta üldse meid või see ei tee meile liiga, et see ei saa nagu et me tõmbamegi juba esmalt energeetiliselt enda sees selle piiri, et ma saan aru, okei, teine inimene on mingis kohas, tal on mingi nagu asi üles tulnud
või tal on mingi oluline intensiivne sõnum, kus on hästi tugev energia praegu taga. Ja siis me oskame selles kohas jääda rahulikuks ja jagada ja olla nagu olemas, olla toeks ilma, et me võtaks isiklikult. Et me saame nagu tegelikult läbi selle, et meil on piirid, toetada teisi inimesi rohkem. Ja kui ei ole neid piire, siis ongi sellised segased suhted, segased ja keerulised olukorrad. Ja aga siin ütleb ka nagu selle kaartide sõnumis, et kui sa saad ise siis märgata, et kui sa kellegiga tunned nagu sellist, et ei ole kerge peale suhtlemist, et siis tegelikult ongi need mingisugused piirid on su enda sees nagu paigast ära. Ja mina arvan, et me saame tulla sellest kohast, kui meil on näiteks lähedased sõbrad või lähedased inimesed, kellega me tunneme koos, et mul on pärast raske olla, aga sa armastad väga või sul on mingi väga selline siiski tugev tunne nende inimestega, et oleneb, sa pead ise tunnetama, ka üks võimalus, millesse ma väga usun, on see, et nagu tulla koos läbi ja tulla niimoodi koos läbi, et sa kõigepealt teed iseenda sees selle protsessi ära. Et sa teed nagu, tõmbad enda sees need oma piirid, paned paika enda jaoks. Siis see tegelikult hakkab nagu välismaailmas hästi kiiresti sulle tagasi peegelduma ja need suhted muutuvad ja inimesed hakkavad rohkem sind nägema ja väärtustama nii, nagu sa oled. Ja et sa jah, just, et võib-olla kui sa oled ka liiga klammerduv või nagu pead liiga oluliseks kellegi just konkreetselt arvamust või seda, kuidas ta sinusse suhtub või kuidas ta sind näeb, et see nagu ka võtab hästi palju energiat sinult, sinu energiat sa nagu automaatselt jagad niimoodi suure kapaga. Aga me jõudsime päris kaugele selle teemaga, et ma tuleksin korra tagasi siia selle imede juurde, et tegelikult imed ja need igasugused erinevad võimalikkused tahavad sinu juurde tulla ja selleks siis oligi, et juurduda sellesse müstilisusesse ja sügavate teadmiste sisse enda sees. Et ma julgustan sind seda tegema ja olema nagu julge ja astuma lihtsalt sammu tagasi nagu kõiges selles, mida sa väljapoolt teed ja teha rohkem tööd siis sissepoole. Vot sellised sõnumid olid sulle, mis siis toimub, grupp number 1. Mul on suur rõõm, et sa tulid kuulama ja kui sulle meeldis see lugemine ja sind toetas, siis sa saad tänutäheks anda enda poolt ka märguande, likeida seda videot ja kommenteerida siia alla võib-olla mida iganes sa tunned. Ja siis see ka video jõuab rohkemate inimesteni. Tore. Aitäh sulle ja ilusat päeva. Nii, grupp number 2. Tere tulemast lugemisse, grupp number 2. Nii, meil on sihuke veidikene ebameeldiv laud täna, sest et kaardid kipuvad veerema, aga olgu. Vaatame siis, mis toimub üle pika aja. Valgustaja Anna-Liina siin. Pole ammu käinud, aga tuli juhatus, kutse, tunne tulla siia jagama, rääkima ja see tunne oli nii tugev, et ma otsustasin seda täiega usaldada ja siin ma olen. Nii et vaatame. Nii, tagurpidi oli meie kaart Clairvoyage, inspiratsioon, interpretation, trust. See on selline nägemuse kaart. Huvitav, et see oli meil siis tagurpidi. Kusjuures ma olen täiesti nagu ehmunud natuke, sellepärast et enne kui ma seda kaardi pakkisin, kui ma otsustasin selle kaardipaki võtta üldse tänasesse lugemisse, see on üks, ütleme nii, et üks sihuke, mis mulle väga meeldib.
ja millest ma arvan palju, meeldib kasutada, et see, kui ma see kaardipaki peale mõtlesin korra, siis mul tuli kohe see kaart meelde, visioonid, ja huvitav, et see tuligi siia lugemisse. See on väga selline sügavamõtteline sõnum. Inspiratsioon, nagu räägiks sellest ka, et see kaardipakk oli tagurpidi, et võib-olla siis mingisugune inspiratsioonivoog tahaks avaneda rohkem, tahaks olla nagu suuremas lubamises, et sa ei mõtle nii palju asju üle ja lubad asjadel läbi enda sündida, ilma et sa annaksid neile liiga suurt tähendust. Ja siis tulebki nagu see usalduse koht. Et see usaldus on siiski, ma olen sellest vist oma lugemistest nagu ääretult palju rääkinud, aga see on siiski üks väga olulisi kohtasid. Usaldada seda, kui on õige tunne, ja usaldada ka seda, kui ei ole õige tunne. Et mõlemad pidi on oluline. Mitte nii, et kui me näiteks ei ole õiget tunnet, siis me mõtleme, olgu, usaldame ja lähme nagu teeme kõike nagu, mis tegelikult ei olnud nagu päris see. Et tegelikult see on nagu teistpidi, et siis sa nagu tegelikult ju ei usalda seda, mis sõnum sinu sees on. Aga et selline sõnumite ja nägemuste vastuvõtmine on midagi, mis tahaks tulla sinuni ja sul on tegelikult täielik võime võtta neid sõnumeid vastu. Võib olla ka nii, et sa oled siin grupis ja sul on just mingisugused müstilised sõnumid sinuni jõudnud. See võib ka täiesti vabalt olla. Et siis on see nagu kinnitus, et need sõnumid on olulised ja need tulevad õigel hetkel ja need kannavad endas seda elujõudu ja informatsiooni, mis sinuni peab jõudma. Ja märksõnaks oleks veel usaldada ka enda eluprotsesse, et seda, kus sa praegu oled ja mis toimub. Ja ka need sõnumid, mis tulevad sinu juurde väljaspoolt, näiteks sa kuulad praegu seda lugemist, võib-olla sa kuulad seda üle pika aja või sa pole lugemisi ammu kuulanud või et see on nagu ka selline, et me võime usaldada ka, kui meil on hea tunne, neid sõnumeid, mis tulevad meieni sealt kuskilt. Aga kõige olulisem ongi see, et sa oled joonduses enda sisemise häälega ja sa tunned ära selle sõnumi enda jaoks, enda südames. Ja alati, kui keegi tuleb ja ütleb midagi või annab sulle mingit nõu või sulle tuleb mingi sõnum või mingi info, sa võid alati nagu enda südamelt üle küsida, kas see on sinu jaoks õige, sest et sõnumeid on palju ja erinevaid. Ja ei ole nagu sellist valet ja õiget, vaid on lihtsalt erinevad potentsiaalid. Ja need energiat muutuvad ja liiguvad ja on kiired ja et selles mõttes ongi hästi oluline see, mida sina tunned ja et sina tunnetaksid enda jaoks asjad sügavamalt läbi. Ma panen siia juurde veel ühe hästi laheda sükse loomade vaimukaardid. Siin on siis hästi palju erinevaid loomi ja nende sõnumid, et siia veel lisaks tuli meile zebra. Minul tuleb kohe hästi selline soe sõbralikkuse, sõpruse energia, nagu hästi suure
usalduse energia. Zebra on olnud minul väiksest peale üks lemmikloomi, mul vähemalt väiksena oli ja hästi selline loov ja nagu liiguv energia. Ja siin, kui ma vaatan selle zebra kaardisõnumeid juurde siia, mis siis on tõlgendatud siin, siis siin ütlebki, et nende zebrade seltskonnas on väga meeldiv olla ja et see avab väga sügavalt meeli. Et ole nagu valmis selleks, et nende maagia on nagu selline nakkav ja see lükkab ka sind sellisesse maagilisse maailma. Tal on seal otsa ees ka sihuke maagiline märk. Et selline maagilisus just nagu selle esimese kaardiga ka läheb hästi kokku, et sihuke nagu maagiline, huvitav, sa võid kuulata ka esimest gruppi, ma tunnen, et need kuidagi käivad koos. Et selline müstilisus ja asjade suurema pildi vaatamine ja sügavamalt vaatamine, mingid sellised nagu märksõnad. Ja entusiasm ja seiklused, et nagu astuda täiesti mingisse uude kohta enda sees. Et mingisse nagu teise energiasse enda sees ja siis läbi selle avaldubki sulle nagu justkui see müstiline maailm, mis on kui huvitav. Ma olen siin maikuus ja mingisugust rahe asja hakkas praegu sadama. Et see on nagu jällegi sõnum, et kõik on võimalik ja nagu ära ole nagu milleski kinni, et midagi peaks mingit moodi olema, sest et nii nagu loodus on ettearvamatu ja muutlik, tegelikult nii on ka meie elud, et mis meid hoiab selles rahus ja keskmes on see meie sisemine teadmine ja sisemine jõud ja see, et me saame toetuda nagu alati sellele maagiale enda sees. Et see on nagu hästi oluline koht. Aga aitäh sulle, grupp number 2, ma tunnen, et siin said olulised asjad öeldud, see on see, mis praegu toimub, kui ma tutvustuses ei öelnud, aga et jah, et mis on praegu oluline siis kuulda. Ja kui sulle meeldis see lugemine, siis ikka anna endast märku, like'i, telli meie kanal ja kirjuta kommentaar. See on väga tore teid näha ja kuulda. Igal juhul ilusat päeva jätku. Tere tulemast lugemisse, grupp number 3. Mul on hea meel, et sa oled siin. Mul on suur rõõm olla siin üle pika aja. Ma olen tänulik. Olen siin 3. lugemise juures ja mul on nii hea meel, et ma usaldasin seda kutset, et ma tuleksin siia jagama neid sõnumeid ja ma tunnen, et see on nii õigel ajal, õiges kohas. Vaatame siis, mis siis looja meile öelda soovib ja kuulame. Nii, kõik kaardid on olnud tagurpidi. Oma elu ehitamine, loomine, laienemine ja siis suhtlemine või teistega koostöö tegemine, jagamine. See tuli tagurpidi, et võib-olla sul ongi vaja sellest nagu koopast või see naine istub nagu siukse koopa sees, nagu tulla välja mingist kohast, et julgeda rohkem nagu ise osaleda, ise ehitada, ise teha oma elu, suhelda, laieneda, võtta nagu suuremad tuurid, 33 nagu meistrinumber, saada nagu meistriks, olla lahke, olla südames, jagada nagu seda, mis on päriselt sinu jaoks oluline. Et julgeda nagu näha seda kohta, et mina olengi see, kes tegelikult oma maailma ehitab, et ma ei ole nagu
ja ma ei ole nagu, saad aru, selles mõttes mingi tohutu ehitaja, vaid ma loongi läbi selle, et ma järgnen sellele, mis tunne mu sees on ja mis kutse mu sees on. Et need, millest sa unistad, need, millest sa mõtled, need on sinu jaoks loodud. Ja see on okei. Ja see on tore ja see on vägev ja see nagu annab sulle tegelikult nii palju huvitavamat elu nagu kui see, et okei, ma lihtsalt järgnen või nii on ja las nii jääb ja et selles mõttes sa ei ole selle nagu mingisuguse loomingu ohver, vaid sa oled mõeldudki aktiivselt teada andma nagu, mis on sinu unistused ja soovid, mis on sinu nägemus. Siin on hästi selline suur ja tuline energia. Ma tunnen, kui ma seda praegu räägin. Just. Ja tegelikult hästi oluline selle kõigega, et mina olen looja ja mina loon ja teen, on hästi oluline jääda siis südamesse. Samas tuli meile kaardiks siia lisaks siis see kuldmuna. Ja see kuldmuna kaart on selline kaart, mis nagu, vabandan, meil on kehva laud. Sükene puuroigas, mille pealt asjad kukuvad maha. Aga see kaart just nagu inspireerib hästi nagu rahusse tulema, nagu pigem ma vaatan üle, ma niimoodi mäletan, et aega nagu maha võtma ja mitte kiirustama. Just nagu hästi südamesse ühenduma. Et see looming, mida sa teed, tuleks päriselt südamest, mitte sa jumala eest ei hakka jälle raiduma oma mõttejõul mingit asja, mida sa tegelikult pole ära tundnud. Ja siis sa mõtled, et sa pead olema hullult järjepidev ja pressima, sest muidu on valesti. Aga tegelikult me oleme südamlikud olendid. Meil on vaja elada südame hääle sees nagu sellega kooskõlas ja selle järgi. Et siis saab tulla see päriselt see rõõm ja see äratundmine. Just rõhuksin sellele, kui oluline on äratundmine. See on nagu see, et sa tunned päriselt ära, et sa oled nagu nii õiges kohas, nii õiget asja tegemas ja nagu, see ei tähenda, et need asjad, mida sa praegu teed, on valed. Ma ei tea, kus see muna minna tahab. Kas sa tahad vastu võtta üldse selle südame hääle, tekib mul siia küsimus ja selle südame ühenduse, kus see süda siit kogu aeg tahab plehku panna. Et nagu tunneta see koht enda jaoks läbi, võib-olla sa natuke kardad seda südant ja see tundub sulle hirmutav mingist kohast. Aga tegelikult, kui sa ei ole siiamaani oma elus tundnud sellist päris äratundmisrõõmu, siis see võib olla seal täpselt see koht nagu. Et kas sa julged päriselt siis seda oma rõõmuga vastu võtta. Vot. Ja see on nagu selline praktika, mida tuleb harjutama hakata ja millele sa saad ennast pühenduda ja mis on väga suur muutus. Et tulla jäikusest välja ja tulla südamesse ja hakata looma seda rõõmsat elu, mida sa elad, nagu hakata päriselt üldse nautima seda, mida sa teed. Vaadata, mis on sul üldse laual. Kindlasti mingisugused miljonid imelised kingitused. Ja mis, nagu, et mida sulle on kätte antud, on ju, kõik need vägevad asjad. Kõik need vägevad olukorrad. Isegi kui sulle tundub mingist kohast, et see ei ole üldse vägev ja sa ei taha nii ja sa tahaks teistmoodi ja mis asja nagu, ei ole rahul ja ei meeldi ja ei taha. Siis tegelikult need on ikkagi need on ikkagi nagu kingitused, et sa saaksid nagu kasvada sellesse kohta, kus sa päriselt olema pead. Ja et me nagu tegelikult see on hästi loomulik voog ja kõik need sõnumid ja tundmused ja märgid ja kõik nagu see on loomulik, nagu et see, me ei peaks asju üle mõtlema, et me peaks usaldama seda südant enda sees ja puhastuma ja liiguma selle suunas. Noh,
mõnes mõttes, kas me peame ka nagu puhastuma või me oleme nagu juba valmis. Tegelikult päriselt meil ei ole midagi viga et me lihtsalt olemegi selles nagu liikumises, muutuses ja siis me arvame, et midagi oli valesti, aga lõpuks on ka see jumalik mäng ja jumalik nagu omas nurgas. Vot, et see on nagu turvaline koht kogeda ja ma veel rõhutaksin, et sa päriselt nagu hakkaksid ennast sügavamalt tunnetama ja rahunema ja tulema nagu rohkem südamesse, sest et mida rohkem me elame südames, seda suuremaks see maailm muutub, nagu seda ilusamaks meie enda maailm muutub meie ümber, sest see on meie seisund, see ei seisne ka kelleski teises. Vot, aga aitäh sulle grupp number 3, et sa tulid kuulama, kui sulle meeldib see lugemine, siis ikka anna endast märku, saad tellida meie kanali, panna siia like, kommenteerida, kommentaarid on alati super toredad. Ja ma soovin sulle ilusat, imeilusat päeva jätku ja kõike head sinu südame rajal käimisele.